Ikka jälle, ma arvan, me mõtleme elu esimesest poolest kui kõige tähtsamast asjast, mida me ehitame ja loome ja kogeme, ja siis elu teisest poolest kui sellisest nagu vaikselt tempo mahavõtmise, sussi sahistamise ja surma ootamise poolest, eks ole. Ja ma täna tahan juhtida su tähelepanu just nimelt sellele, et eriti kui sa oled oma elu esimese poole, oma elu esimese vaatus elanud hästi ja kujundanud ja täide viinud hästi või väga hästi, siis see teine pool on veel tähtsam kui esimene. Vanusest 55 kuni 85 sul on täpselt 2 varianti. Sa kas ootad vaikselt surma ja püüad natukene kuidagi seda ootamist sisustada, et see oleks mitte väga igav, mitte väga õnnetu, mitte väga isoleeritud, mitte väga alla andnud, mitte väga kurblik või juhul, kui sul see mõte, mida ma siin püüan sõnadesse panna praegu, juurdub ja võtab sinust nagu võimust, eks ole, siis on küsimus, et kuidas teha nii, et need, kes pärast mind jäävad mind mäletama. Mu nimi on Peep Vain, me oleme Muutuse kanalil, juhul kui see tänane video vaatamine, see jutt sind kõnetab ja sind liigutab ja tõstab, siis ole hea, pane pöial ja tee ennast tellijaks, eks ole, ja loodan, et see midagi head sulle teeb. Ma olen viimased 15 aastat katsunud oma õpetajate ja juhendajate eeskujul vaadata elu kui tervikut. Mitte, mis praegu tingimata ainult toimub või mis on 5 või võib-olla 10 aasta pärast ees ootamas, aga tervet elukaart. Ja ma tean, et seda on eriti nooremas eas nagu raske ette kujutada või raske endasse võtta. Ja ma mäletan ise, kui ma olin 25-30, et siis ühest aastast kaugemale vaadata tundus keeruline, eks ole, ja kes siis on väga ka hetkes olemise propagandist või pooldaja, see ütleb, et ei maksa üldse nii palju tulevikule mõelda. Aga juhtumisi on mul läinud, et minu töö, mis ma ise olen endale valinud ja leidnud, on selline, mis kutsub teisi ja loomulikult ennast ka vaatama ajas edasi, samuti ka tagasi. Elu vaadatakse tihti etappidena, arengupsühholoogia vaatab väga mitmel erineval moel ja üks lihtsamaid vaateid tuli minu õpetaja Metsneri käest, kes ütles, et on 3 etappi, on kujunemise aastad, on tegutsemise ja loomise aastad ja siis on hõimu vanema aastad. Ja jämedalt võiks öelda, et igaüks on 30 aastat, et me võiksime elada 0-90-ni ja siis igal sellel eluetapil on mingi oma sisu, mingi oma eesmärk või oma täidis. Ja mul kuidagi tekkis sel suvel siis teistsugune vaade sellele, et mis oleks, kui vaataks elu nagu 2 vaatuselist teatrietendust. Muidugi ei maksa unustada, et inimese elul, siis kui seda sellesse konteksti panna, on võrdlemisi pikk sissejuhatus ja mõnes mõttes need ongi need kujunemise aastad. Ja siis inimese elul on selline lühemat sorti epiloog või aeglane või kiirem väljaimbumine, eks ole, mis võiks olla siis see päris viimased, pakun 5 või 10 aastat. Ja ma ei tea, kus sa oma elukaare peal oled ja ma ei tea, kui pikalt sa kavatsed elada ja kui palju sulle on antud elada, eks ole. Oletame, et esimene vaatus algab umbes siis, kus me hakkame iseennast inimestena maailmas kehtestama kujunemisaastate lõpuosas, näiteks vanusest 25. Ja ta kestab siis kuskil keskeani. Näiteks, kui me tahame need võrdseks keerata, siis 25-55-ni on esimene 30 aastat, esimene vaatus ja siis 55-st näiteks 85-ni, kui on tervist ja mõistust antud, on teine vaatus. Mina sain sel kevadel 57, et ma olen täpselt selle keskmise punkti peal või sellest natukene edasi. Ja miks ma selle peale mõelnud olen see, et kuna ise hakkad jõudma mingisugustesse etappidesse, mingitesse vanustesse, elus juhtuvad sündmused, eks ole, meist sõltumata ja ka meie enda kujundatud, siis tekib mingisugune teistsugune vaade. Selle vaate järgi mul on esimene vaatus läbi ja teine vaatus just alanud. Ja ma olen varem selle peale väga vähe mõelnud.
sellepärast et ikkagi nagu lood ja panustad ja arened ja arendad ja teed, eks ole. Ja kes see ikka nagu tahab nende vanema aastate peale väga mõelda. Aga nüüd on mul käes. Nüüd, kui ma peaksin andma hinnangu oma elu esimesele vaatusele, siis ma võiksin öelda, et ma loodan, et vaatajad saalist ära ei läinud poole pealt. Ja ma tean, et ma ise ei ole poole pealt ära läinud, ma olen veel siin, eks ole. Aga mis siis selle teise vaatuse sisu võiks olla? Et jällegi eeldusel, et on loodud, on saadud, on kasvatud, on arenetud ja on tehtud, siis selle teise vaatuse põhisisu võiks olla, ma tahaks öelda, andmine. Samuti ka mõtisklemine, meenutamine. See on küsimus, et kuidas teha nii, et need, kes pärast jäävad mind mäletama, need on siis minu lapsed, minu lapselapsed, minu nooremad sõbrad, töökaaslased, inimesed, kes minu loomingut tarbivad või kogevad või loevad, eks ole, et siis juhul, kui ma leian mooduseid panustada ja luua ja välja anda isetult teiste huvides ja loomulikult ka ikkagi enda vajadusi arvestades, siis sellest jäljest, mida ma jätan selle võib-olla 50 või 60 või ka 70 aastaselt maailmasse maha, seda jäädakse mäletama. Mul on neil päevil olnud põhjust lugeda oma vanu päevikuid. Jube huvitav on vaadata, missuguste nende dilemmadega ma olin silmitsi 5 või 10 või isegi 15 aastat tagasi. Täiesti teine maailm. Ja nüüd ma kord rääkisin sellest ühes seltskonnas ja siis üks noorem mees hõikas kohe välja, et aga miks siis see teine peab tähtsam olema, miks esimene ei võiks tähtsam olla? Ja tema oli must, ma pakun 25-30 aastat noorem. Ja ma ütlesin talle vastu, et muidugi esimene peabki olema hästi tehtud. Esimene vaatus peab olema nii hästi tehtud, et teise vaatuse alguses või keskel ei oleks sul täielikku motivatsiooni puudust, umbes nagu korvpallivõistkonnal, kes on pärast esimest poolaega 50 punktiga maas. No, mida nad rabelevad? Mida nad püüavad kellele midagi tõestada? et lihtsalt päris häbi ei oleks mängust lahkuda, nad ikkagi püüavad punkte lisata. Ja siis, kui seda niimoodi nagu vaadata, siis tekib tõepoolest selline tervikpilt ja tekib sisemine nagu tähtsus kõigile eluosadele. Mõtle, kui õudne oleks olla nagu sportlane või korvpallur või jalgpallur, kes siis oli kunagi võitis meistritiitleid ja olümpia või kuldasid, eks ole. Ja siis nad tulevad kokku ja ma olen kuulnud sellest Ameerika sõprade käest. Selline has been, endine. Nad tulevad kokku ja nad räägivad vanadest, headest aegadest, the good old days. Mina küll ei tahaks olla see, kelle põhiline selline nagu vanemate vanuste ägedam hetk on meenutada, kui kihvte asju ma tegin 20, 30, 40 või 50 aastat tagasi. Mitte kedagi see ei huvita ja mind ennast ka mitte. Miks esimene vaatus ei võiks olla tähtsam? Noorele inimesele ta ongi tähtsam. Absoluutselt igal juhul, sest et sa ehitad teatud vundamenti, sa ehitad oma elu üles. Ja samas, kui mul on see tehtud, siis ma ütlen, et ma ei saa enam sinna midagi parata. Ja nüüd jääb mul ainult tegeleda sellega, et luua endale sellist elukogemust, et jätaks tühja see mulje, tühja see, mida teised mäletavad, mida ma ise mäletan. Aga just, et mul terve elu on elatud rikkalikult. Terve elu, nii algus, keskpaik kui lõpp, on elatud ülevalt, elatud hooga, elatud tootlikult, võimsalt, kihvtilt. Ma mõtlen ka selle peale, et mismoodi inimene kujuneb. Loomulikult need lapsepõlve mõjutused, lapsepõlve sündmused, lapsepõlve saamised ja võidud ja traumad ja kaotused, need kujundavad meie isiksust ja meie elukäiku väga suurel määral. Aga mis siis, kui see on juba läbi, mis siis, kui see on juba remonditud, mis siis, kui sa saad aru, et mingid asju ei saa remontida või muuta, ma pean leppima sellega. Kas sa siis rõõmuga, rahuliku südamega tahad mulle öelda, et sa vaikselt lihtsalt, nagu muusika on fade out, lihtsalt vaikselt imbud välja. Täie elujõu, täie mõistuse juures, selle asemel, et ennast mängu panna, et anda, et luua. Ma ausalt öeldes ei usu seda hästi.
mina küll ei tahaks nii teha ja aeg-ajalt tasub võtta kätte ja mõelda kaugemale. Nii et ükskõik millises vaatuses sina oled praegu, oled sa esimeses või oled sa ka, teatris on ka vaheaeg muide, et võib-olla kuskil keskea kriisi kandis me natukene lihtsalt puhkame elamisest. Katsume vaadata, mis sai ja vaadata ettepoole, mis saama hakkab. Et mis sul käsil on praegu, mis on sinu elu oletatav või loodetav tervikpilt või tervikplaan, eks ole. Selle jutu mõte mu meelest on just nii, et ma haaran rohkem mõju ja rohkem kontrolli selle üle, mismoodi lõpuks see pilt välja kukub. Ja ma lõpetan siin ühe mälestusega ühest enda eelkäijast, kui nii võib öelda, Madis Habakuk, EBS-i asutaja, minu isaga samal aastal sündinud mees. Ma olin ta matustel. Ma pakun, et 8 või 9 aastat tagasi. Ja see matus oli selline pidulik, ta oli Estonia kontserdisaalis, ta oli ülev, ta oli ka natukene kurb, eks ole, eriti loomulikult pereliikmetele ja lähimatele, eks ole. Aga mind rabas see kuidagi oma sellise tähenduslikkusega, et mees alustas elutööd, mida kõik teavad ja millest paljud on kasu saanud, umbes 50-selt. Ja loomulikult kõik see, mis sinnani viis, oli mingis mõttes nagu siis vundamendi ja aluskihi ja siis seinade ladumine või valmistumine selleks. Nii et soovin sulle ikka ja jälle tähtsate asjade üle järgimõtlemist, peatumist, tagasivaatamist, suure pildi vaatamist, ajas ettevaatamist, et sa saaksid luua, kujundada ja siis luua just nimelt sellist elu, mis on sinu vääriline. Loodan, et sellest oli sulle täna kasu. Kui oli kasu, vajuta pöial, tee ennast tellijaks ja kohtume kunagi teine kord.